Tere tulemast, kuulate, vaatate podcasti Kes on loll ja see on selline podcast, kus me siis arutame, et kes on lollid. Kas lapsevanemad on lollid, et nad ei mõista noori ja lapsi või äkki noored ja lapsed on lollid, et nemad ei mõista hoopis lapsevanemaid, kes nii palju targutavad ja enda meelest kõike teavad. Aga võib-olla alati ei tea ka. Et täna me räägime sellisel teemal nagu lein ja surm ning meil on külla tulnud Tiina Rits-Lind. Tere, Tiina! Tere! Kuidas läheb? Väga töiselt ja suhteliselt kenasti. Kiired ajad, ma saan aru. Ja kui ma puhkan, siis ma puhkan ja kui ma töötan, siis ma töötan. Ja. Praegu, kui me salvestame seda, siis on oktoobri täitsa lõpp meil käes. Ehk et ilus värviline sügis on väljas. Et sellisel kiirel ajal me siis siin saime aega ja mul on väga hea meel, et sa tulid, Tiina. Ma tean, et sa oled Tallinna Ülikooli õppejõud. Samuti oled sa siis meil väga kogenud kriisinõustaja ja superviisor. Kas sa võid paari sõnaga äkki kuulajale, vaatajale oma taustast ise rääkida? Näib, et 3 minu kõige peamist rolli sai praegu nimetatud. Kõige enam praegusel ajal ma tegelengi supervisiooniga, trauma ja kriisisündmuste järel, siis nende spetsialistidega, kes olid kedagi abistamas. Ma kohtan, supervisioon teise sõnaga on töönõustamine ja siis me analüüsime neid töösituatsioone, suhteid, et spetsialist oleks taas töökorras igaks järgnevaks juhtumiks, et see on üks selline enesehoidmise vahend. Ja supervisiooni töö kõrval siis kriisinõustamine kas koordineeriva rollina või ka ise reageerijana, aga seda võib-olla praegu kõige vähem. Aga see ei tähenda, et seda ei oleks. Ja siis õppejõu roll on tegelikult mulle kõige omasem. Minu esimene haridus on psühholoogia õpetaja haridus, nii et ma alustasin õpetajana ja sujuvalt liikusin õppejõuks ja tõepoolest siis ma olen mittekorraline õppejõud Tallinna Ülikoolis ja õpetan praegu lastekaitse magistrante. Veel eelmine aasta oli see nimetus sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse, et nüüd on see siis puhtalt lastekaitse. Ja sa oled ju lisaks kõigele veel ka Eesti kriisinõustamise ühingu üks asutajatest ja me paneme kõik lingid ka siia episoodi kõrval, et inimesed saavad selle ühingu kohta rohkem näha ja lugeda ja sinu enda kohta ka. Aga äkki paari sõnaga, et kriisinõustamise ühing, et miks see üldse vaja oli ja kust? Kriisinõustamine maailmas on tegelikult hästi erinevatel alustel. See tähendab valmisolekut, kui sul on väljaõpe operatiivselt reageerida, võimalikult kiiresti 3 ööpäeva jooksul kindlasti, sest siis võib see tugi olla kõige efektiivsem ja hilisem abivajadus kõige väiksem. Ja see oli aeg, et koondada võimalikult palju neid, kellel on sarnane väljaõppe ja sarnane mõtteviis. Sealt oli see kriisinõustamise ühing, see on spetsialistide ühendus. Aga pikemalt, koguni 20 aastat olen ma Mahena keskuse eestvedaja ja seal me tegeleme juba praktiliste asjadega ja hästi palju siis ka koolitustega. Väga põnev. Mul on suur au olla ka Mahena ümarlaua liige ja ma olen olnud aastaid nende teemadega kaasas ja just sellepärast võib-olla see on ka mulle väga oluline ja südamelähedane, et rääkida teadlikumalt, et mis asi see kriis üldse on näiteks, sest et me kõik vahest võib-olla kasutame valesti äkki seda sõna, mõtlen, et ma olen sellises kriisis. Et võib-olla me ei saa aru, mis asi see kriis või trauma täpselt üldse tähendabki. Kas sa võid selgitada niimoodi lihtsasti? Tegelikult ma meenutan, et kui see COVID algas ja sina olid Hispaanias ja siis oli paljudel ettevõtjatel küsimus, et kuidas oma töötajaid toetada. Ja see oli hästi toetav, et me saime sinuga läbi sinu pädevuse ettevõtet mõista ja seda kriisi poolt ühendada. Ja kriisi termin tänaseks on tõesti, võiks ütelda, nii devalveerunud, et on vaja väga täpselt juurde öelda, et millisest kriisist me räägime. Sest see võib olla majanduslik kriis, see võib olla üksikisiku identiteedi kriis, see võib olla traumaatiline kriis, see võib olla arengukriis. Et kriis võib olla siis hästi erinevat laadi olukord, kus üks asi on kindel. See on nagu murdepunkt, kus midagi muutub ja kus ei saa edasi minna,
kui sa vähemalt midagi ei tee teisiti. Selle termini kriis võttis kasutusele Vana-Rooma arst Galenos, kes elas umbes 500 aastat pärast Hippokratest. Ja tema sõnastas siis selle meditsiini vaatevinklis, et kui inimene on jõudnud punkti, kust nüüd edasi selgub, kas ta hakkab tervenema või kahjuks hääbub lõplikult, et siis me jõuame sellesse murdepunkti ja ükskõik, kuidas ka kriisi käsitletakse, seda vaadeldakse murdepunktina. Aga võib-olla kõige lihtsam on mõista seda, et kui ma võtan Hiina hieroglüüfid ja meie vaatame hieroglüüfe meeleldi, sest meie meeskonnas on üks hästi teadlik võitluskunstide treener ja kasutab palju hiina keelt, siis kui ma võtan hieroglüüfi oht ja hieroglüüfi võimalus, panen need kokku, siis see hiina keeles on kriis. Wow. Ja igas kriisis on korraga olemas oht ja võimalus. Me võime jõuda niimoodi kriisis sellisesse punkti, kus on võimalus tulla paremini välja, võib-olla hoopis paremale järjele jõuda, näiteks maskitootjad COVID-i ajal. ja samal ajal on oht, et meie kõik võimalused lähevad kehvemaks ja on oht ka saada traumeeritud. Ja nüüd tuleme selle trauma juurde, et trauma on siis tagajärg, kus on inimene pihta saanud, ta on haiget saanud ja traumat me võime vaadelda nagu 3 tasandi peal. On füüsiline trauma, sellest saab igaüks aru, sest see on nähtav. Kui ei ole väliselt nähtav, siis röntgeniaparaat näitab selle füüsilise trauma ära. On vaimne trauma, vaimne ehk psüühiline. Ja see on selline psüühikahäire, mis võib traumast siis tuleneda, posttraumaatiline stressihäire, ärevushäire, kus on jällegi diagnoositav. See on jällegi meditsiiniliselt ka vaadeldav ja seetõttu on võimalik väga selgete protokollidega professionaalidel abistamisel sekkuda. Aga kõige keerukam on psühholoogiline trauma, mis kaasneb esimese 2 puhul alati ja mis võib olla täiesti iseseisev ka siis, kui 2 esimest ei ole. Ehk siis midagi diagnoosida ei ole, aga inimene on hästi häiritud millestki, mida ta just läbi elas, kas siis ise sündmuses olles või kuuldes kellegi käest midagi. Ja psühholoogilise trauma juures ega väga palju ei ole muutunud, kui aastal 1898 üks selline autor Prantsusmaal, psühhiaater nagu Pierre Janet, tema siis ütles, et kui me vaatame, mis võib inimest psühholoogiliselt nii tugevasti mõjutada, et me näeme, et ta on traumeeritud ja vajaks abi, sest need, kes kriisis tulevad võimalusega midagi paremini teha, nad ei vaja abi ja üleaitamine on sama hull kui abita jätmine. Aga need, kes vajavad abi, need peaksid abi saama ja kuidas siis aru saada, keda aidata. Ja ta tõi välja 3 asjaolu, mis on ka täna nähtav, et psühholoogiline trauma eksisteerib, kui tekib korraga inimesel siis äärmuslik hirm, õudus ja abitus. Ja see äärmuslik hirm on see, et päriselt ongi hirm näiteks välja minna, peale mingit tugevat vapustust, hirm kooli minna, hirm tööle minna, hirm kauplusesse minna, sest ei taha tuttavaid nägusid näha. Ma ei tea, hirm pimeduse ees, hirm suletud või avatud uste ees. Et see on mingi väga konkreetne hirm. Ja seda saab maandada ainult see läbi, et sellest rääkida. Et inimene saab oma hirmust rääkida ja saab talle ratsionaalselt peegeldada, arutleda, mis siis juhtub, kui. Ehk siis lapsevanem võib ka olla avastanud, et oli mingi tüli koolis ja laps ütleb, ma ei lähe enam kooli. Ja siis on vaja arutleda, et mis siis juhtub, kui sa lähed kooli, et mis see kõige hullem versioon on. Ja kui sulle öeldakse nii, mida sina saad öelda, kust sina võid tuge saada, mida sina saad teha. Ehk siis, kui me arutleme selle läbi, ta saab hirmust otse rääkida, siis see hirm hakkab kokku kuivama. Et oluline on see, et hirm saab sõnastatud, et ta ei jää peitu, et ma tohin sellest hirmust rääkida ja keegi ei pisenda ja ei alahinda ja ei ütle, et nüüd see ei ole mingi hirm ja ei peaks kartma, et hirm on hirm. Ja kui ta on selline äärmuslik, mis sunnib teistmoodi käituma, siis on vaja seda kindlasti arutleda. Teine on äärmuslik õudus ja õudus on veel keerulisem hirm, sest see on nüüd selline katastrofiseerimine. See ei ole konkreetne.
inimene võib öelda, et ma ei lähe enam kusagile välja, sest homme algab sõda. Ja tal ei ole ühtegi objektiivset asjaolu, aga ta on uudistest enda jaoks loonud sellise õuduse, katastrofiseerib enda jaoks olukorda. Ja see võib olla mis tahes asi, kus ta üldistab kõike ja nii abstraktselt, et nagu ei saagi aru, kuidas me temaga nüüd hakkama saame. Kui see on väga tugev, siis ühelt poolt rääkimine muidugi aitab ja peegeldamine, et saab näha ka teistmoodi ja et ma aktsepteerin, et sina näed asju praegu nii, aga siin võib olla vajalik ka mõne spetsialistiga nõu pidada, sest see on nii palju keerulisem. Ja kolmas on see äärmuslik abitus ja selle tunneb päris hästi ära, sest äärmuslikult abitu inimene reageerib eriti valulikult, kui talle hakata abi pakkuma. Ja ta ei talu seda, sest ta ise on nii abitu ja kui mina ütlen talle, kuidas ma saan sind aidata, siis tema abitus ees läheb niimoodi karjuma, et ta ütleb vastu, et ma ei vaja mingit abi, jätke meid rahule, ma saan ise hakkama, aidake kedagi teist. Ehk siis ta ehitab nagu jääseina ja ma ei saa teda toetada. Kui ma näen sellist tugevat abitust, siis seal on põhitaktika, mida saab kasutada iga lapsevanem, iga sõber, kes kellestki hoolib. Kui sa päriselt tahad aidata, siis ära paku abi, vaid küsi abi. Ja küsigi, et palun aita mul aru saada, mida sa praegu mõtled. Palun aita mul aru saada, mida sa minult ootad. Päris kindlasti palun aita mul aru saada, mida sa ise saad enda heaks teha. Et inimene saaks aktiveerida enda ressursid ka, mida ta võib-olla algul ei pannud üldse tähele. Et need on sellised asjad, kus me saame aru, et inimene on pihta saanud, et siis me räägime traumast ja samal ajal tuleb öelda, et sellist tugevat psühholoogilist traumat ikkagi kogeb väga väike arv inimesi. Mingist grupist umbes 5% võib olla niimoodi traumeeritud, et ka peale kuu aja möödudes ta vajab ikkagi tuge ja vajabki tuge. Aga paljudel juhtudel siis see akuutne kriisiperiood on 30 päeva, mille jooksul võivad olla kõik posttraumaatilise stressihäire sümptomid. Nii et diagnoosi ära ja hakkagi kohe juba psüühikahäire raviga pihta. Ja seda ei diagnoosita kunagi esimesel kuul, sest suurem sümptomaatika enamusel taandub ise ja peale 1 kuu möödumist on näha, kas on vaja tõsisemat spetsialistide sekkumist, aga seda vähendab siis see, kui kohe alguses on kas professionaalne tugi, abi mõtestada, mida ma läbi elasin. Et siis väga põnev, kiiresti ei pea nagu asuma ennast diagnoosima, aga spetsialistidega vajadusel koostööd tasub teha, kas või konsulteerida, et lapsevanem oleks ise rahulikum. Mul tekkis nüüd nii palju küsimusi, ma panin järjest kirja, jumala huvitav, mis sa juba jagasid, sa sisuliselt juba jagasid ära, et kuidas traumat ära tunda ja isegi kuidas aidata. Aga mu esimene küsimus, kuna meid kuulavad tõesti nii noored kui ka siis lapsevanemad, et kas siin on kuidagi kriisi ja trauma puhul, kas on üldse nagu vahet, et kuidas ta mõjub lastele ja noortele ja kuidas ta mõjub täiskasvanutele või siin ei ole tegelikult vahet, et oskad sa seda kuidagi selgitada? Et mitte pikemasse loengusse sattuda, siis on jah, traumakäitumises on päris suur roll, kas on tegemist alaealisega, millise vanusega ja kas on tegemist mehe või naisega, et need vahed on kenasti uuringutest tulevad välja, aga kui vaadata siis nagu lapsi, siis eriline tähelepanu on koolieelsel perioodil ja esimesel kooliastmel, kus laste sotsiaalne kogemus on nii palju väike, et nad ei peaks olema kogenud ühtegi äärmuslikku vapustust. Ja kui nad seda kogevad, siis see on nende arengule mitte kohane olukord. Ja seetõttu vajavad nad eriti hoitust, mõistmist ja võimalust oma küsimusi esitada. Nende küsimused võivad olla väga veidrad. 7-aastane laps võib olla talle olulise lähedase matustel ja küsida mõne aja pärast, et aga kaua ta veel surnud on, et kuna ta tagasi tuleb. Ja siis tuleb täiesti rahulikult öelda, et kui ta on surnud, siis ta ei tule enam tagasi. Ja mitte hakata juurde midagi rääkima, sest tema tahab ühte vastust. Kui tal on küsimus, ta esitab jälle. Tähtis on see, et ta saaks oma küsimused esitada
mis on nagu veel oluline, et kui lapsevanem mõtleb, et mul on selline just väiksem laps, eelkooliealine või esimeses kooliastmes, et siis on hästi tähtis haridusasutusega teha need kokkulepped, et kui on tugeva vapustusega sündmus, ma ei tea, midagi juhtub rühma või klassikaaslasega, õpetajaga, siis raskeid sõnumeid nii väikestele lastele peaks edastama ainult pere autoriteet. Et enamasti on see lapsevanem, mõnel puhul on see võib-olla vanavanem, küsimus on, kes seda last kasvatab. Aga haridusasutus saab anda teada, mis meil juhtus, peres saab selle sõnumi edasi anda, sest perel on oma tavad ja siis, kui lapsel on küsimusi, üpris tõenäoliselt ta pöördub oma õpetaja poole, nii väike laps õpetajat näeb tugeva autoriteedina, aga tal on juba see kodutoetus olemas ja siis ta saab koolis ka küsida ja talle saab konkreetselt vastata. Et see on nagu üks selline vanusest tulenev eripära, et kui suurematele lastele võidaks õpetaja poolt või kooli tugispetsialisti poolt öelda, et meid on tabanud selline tragöödia, et ma ei tea, hukkunud on õpetaja või hukkunud on klassikaaslane, siis vot nendele väiksematele koolis seda ei öelda. Info läheb vanemale ja vanem siis ütleb, et see on hästi tugev soovitus. Alati on erinevusi ja mingil põhjusel, ehk siis kriiside ja traumade puhul ei ole 100% reegleid. On parim võimalik ja igaüks peab teadma, et kui ma sellel hetkel andsin endast parima võimaliku, siis ma tegingi kõik. Ja kui ma järgmine kord olen nüüd targem, et saaks teha teisiti, no siis ma olengi juba järgmise parima võimalikuga. Et ma ei pea hurjutama, et ma võib-olla ei osanud kõike teha. Ja minu meelest on üks hästi aus ja õige lause öeldagi, et ma ei tea, mis on absoluutselt õige, sest igaühe jaoks on oma tõde, aga mina annan selle parima toe, mida ma oskan. Aga kuidas siis tulla ikkagi nagu toime selle lähedase kaotusega, sest et tihtipeale sa ütled, et õige on pakkuda tuge, tihtipeale me ei oskagi võib-olla tuge pakkuda, võib-olla lapsevanem vaatab, et laps toimib täiesti normaalselt ja ei olegi vaja võib-olla tuge pakkuda, kui on lähedane näiteks kaotatud. Et või kui keegi noor näiteks praegu kuulab ja vaatab ja kes on lähedase hiljuti kaotanud või midagi ja ta võib-olla ei oskagi ära tunda neid mõtteid ja tundeid endas, et mida märgata. Üks asi, mida inimene tähele paneb enda juures, ta tahab tegelikult rääkida. Päris esimeses etapis, seal umbes 3 ööpäeva jooksul, võib tähele panna seda, et see, kes on saanud tugevalt vapustada, see ei taha rääkida tunnetest. Ja see on asi, mida ka ei tohiks teha, sest eriti esimese 6 tunni jooksul vapustusest, kui me räägime emotsioonidest, küsime, kuidas sa ennast tunned, siis me tegelikult neurouuringute põhjal soodustame hilisemat posttraumaatilist stressihäiret, et me ei tohiks tunnetest rääkida. See on ainult alguses siis? Ja eriti alguses, okay. Aga me saame talle öelda, et räägi, mida sa mäletad, ütle, mida sa tahad öelda ja siis te panete tähele, et abistajad tahavad küsida, kuidas sa ennast tunned. Nad peaks tagasi hoidma, aga see inimene tahab kirjeldada. See oli nii, see värv, see tegevus, tema tahab kirjeldada ja lubada kirjeldada. Ja kui ta tahab vaikida, siis lubada vaikida, aga taas küsida, et mina olen valmis kuulama, ma olen sinu jaoks olemas, räägi. Aga see tähelepanek, et mõni lapsevanem ütleb, et minu laps vist ei ole leinas, kuigi seal ütleme klassikaaslane näiteks suri, et minu last see vist ei puuduta. See on oluline tähelepanek. Ühelt poolt võibki olla nii, et nad said alles sellel õppeaastal kokku. Nad ei olnud lähedased ja see on ehmatus, aga see ei ole sellisel määral trauma nagu kellegi teise jaoks, kellel ta oli pinginaaber või väga hea tuttav. See on üks asi. Aga teine, mis siis lastele on iseloomulik, lastele ja noortele, et peale väga tõsist kaotust, näiteks siis inimese või lemmiklooma surma, võib laps olla kuidagi eriti püüdlik ja tubli ja jätab vanemale mulje, et minu laps ei leina. Ja seda siis pigem esimestel kuudel, aga sellest tubli olemisest laps väsib ja seetõttu siis riskikäitumist, leinast tulenevalt riskikäitumist nähakse umbes 3. kuul pärast leina saabumist. Ja on oluline, et seal 3. kuul võib tulla palju küsimusi,
seal võib tulla sellist käitumist, kus enam ei hooli, ei suuda keskenduda uuesti ja mingit sellist lubamatut käitumist, et siis ei tasuks hakata mitte käitumist korrigeerima, vaid tasuks uurida, et mis su mõtetes praegu on, mis sinuga toimub, mis sinu mälupiltidesse tuleb, on midagi, millest sa tahaksid rääkida ja öeldagi, et 3 kuud tagasi me ju elasime läbi sellise vapustuse ja võib-olla on see, millest sa tahad rääkida, ehk siis anda võimalus rääkida ja siis maandub see pinge, et seal nagu uuesti tõuseb pinge. Väga huvitav, ma kuulen ja seedin. Ennem kui me hakkasime täna seda episoodi salvestama, ma jagasin sinuga, ma nüüd jagan kuulajaga ka seda, et ma ei teagi, kas see on õnneks või kahjuks, aga Jadelis, kes siis on ka sellesama podcasti üks nii-öelda läbiviijatest, ei ole kogenud otseselt matustel käimist või sellist suurt leina, välja arvatud ühe korra, kui meil suri lemmikloom. Ja siis ma juba olin teadlik, kuna see oli eelmine aastaga, et ma juba sain aru ja oskasin nagu jälgida ja toetada tänu oma elukogemusele ja kõigele. Aga mõeldes tagasi enda nooruspõlvele, kui mina olin 19-aastane, siis selleks ajaks olin ma juba päris palju surmaga kokku puutunud ja matustel ka käinud. Oma vanaema, pluss mul väga hea sõbranna tegi enesetappu ja siis mul üks sõbranna sai operatsiooni käigus surma. Ehk et erinevaid selliseid olukordi oli tegelikult väga palju ja mina mäletan, et mina ei osanud sellega üldse toime tulla. Jube raske oli ja kuidagi see tollel ajal, ma ei arva, et kuidagi nagu halva pärast lihtsalt ei räägitud, see oli kuidagi tabu või lihtsalt isegi ei võetud teemaks. Aga minul on ühest küljest nagu hea meel, et ma sain selle matusel käimise kogemuse, sest minu jaoks see matus oli hästi oluline, ma mäletan, sest see nagu mõnes mõttes kuidagi annab selle lõpetatuse või et nagu ilus jäi lõpuks kõik see mälestus. Sest alguses see tundub nii abstraktne ka tegelikult see surm, eriti kui sa ei lähe minu meelest ka matustele, et äkki me räägime siis sellest ka, et mis selle nagu leina nagu juures oluline on, et kas lapsed üldse peaksid matustele minema, ei peaks, et sa mind nii hästi lohutasid ennem, kui me kööginurgas rääkisime, et ega sellest ei ole midagi, et Jadel veel ei ole seda kogemust. et räägime äkki sellest natuke, kuidas see kaasa võib-olla aitab siis selle leinaga toimetulekul. Mul tuli nii palju küsimusi korraga, vabandust. Mul tuli endal nagu palju mõtteid ja sealhulgas see, et sa ütlesid, et sina ei tulnud sellega toime. Et see on nagu asi, millest võib täiesti rääkida. Et ma arvan, et see on tähtis ära kirjeldada, kui me ei tule mingite raskete emotsioonidega toime ja oleksime vajanud tuge. Et see on nagu hea mõte seda puudutada, aga ma siin ise kuulsin nagu mitut asja. Et ma kuulsin märksõna lemmikloom, siis ma kuulsin seda, et õnnestus lapsepõlv niimoodi veeta, et ei olnud üldse leina. Ja siis on ka see, et kas matustel käia, nagu 3 asja. Et see märksõna lemmikloom võib vahel olla alahinnatud. On peresid, kus lemmikloom ongi hästi lapse oma meriseast kuni siis lõpuks mõne suurema kassi ja koerani välja. Või on neid lemmikloomi peres mitu ja lemmiklooma surma ei nähta sellise kaotusena, mis see lapsele tegelikult on. Lemmiklooma kaotus võib lapse jaoks olla ääretult valulik ja seda ei saa kunagi alahinnata ja see võibki olla tema esimene surmakogemus. Ja seetõttu lemmiklooma ärasaatmine, matmine, selline rituaalne hüvasti jätt. Tänasel päeval võib see olla raske haigusega lemmikloom pannakse magama, enne ta saadetakse arsti juurde ja siis jõutakse selleni, et seal on parim võimalus ja kuhu ja räägitakse, et kuidas siis ta ära saadetakse. Ise ei maeta, aga võib-olla kodus siis tehakse selline rituaal, kus ma ei tea, väljas tehakse lõket ja mõeldakse oma koerakese peale või on mingi muu rituaal, ehk siis inimesed, nii täiskasvanud kui lapsed, vajavad rituaale, et toime tulla. Ja pole oluline, kas see on täiskasvanu või see on nüüd kas see on inimene või see on lemmikloom. Et mõlemad on väga olulised kaotused, kui see kaotus on. Et seda ei saaks kunagi alahinnata. Nüüd, mis see teine teema oli?
ma ise siit tõstatasin. Mul tekkis ka juba matustel osalemine oli matustel osalemine, jah. See vanuse asi, et kui Jadel õnnestus saada 19, nii et ei olnudki ühtegi kaotuse kogemust, siis me ei pea muretsema selle pärast, et meil ei ole raskeid kogemusi. Mida küpsemaks me saame, seda kergem on meil mõtestada asju. Paraku, nagu sa ise ütled, mõni saab neid raskeid kogemusi varem ja seal on oluline, et mul oleks keegi täiskasvanu, kes mind toetab. Mida näevad ka erinevad uuringud, aga praktikuna ma ütlen seda sama, et laps tuleb kaotusega toime, kui talle jääb keegi, kes on turvaline ja kes vastab tema küsimustele, kes on tema jaoks olemas. Siis tuleb laps kaotusega toime. Ehk siis ta võib klammerduda kellegi külge, kes on vaja kontrolli alla tema poolt võtta, et tema jääks alles. Ja kui tema rahulikult vastab, siis lõpuks klammerdumine taandub. Et niisiis tal on see täiskasvanu tähtis, täiskasvanu enda rahulikkus on tähtis, sest kui täiskasvanu on ärev, siis läheb see ärevus lapsele. Aga laste puhul, ja ma ütleksin, et täiskasvanute puhul ka päris palju mõjutab ka see, kui palju kaotusi üks näiteks surm kaasa toob või üks kaotus. Et kui nüüd sureb lähedane, mis sunnib lapse elukohta vahetama, sest ta peab minema näiteks kärgpere puhul hoopis teise linna elama. Tal vahetuvad sõbrad, tal vahetub elukoht, tal suri lähedane pereliige, tal on muutusi korraga rohkem kui üks, siis see teeb leinamise raskeks. Kui muutusi on üks, siis sellega on kergem toime tulla, kui muutusi on korraga rohkem kui üks, siis on raskem toime tulla. See on selgelt näha ja siis, kui me nüüd vaatame matustel käimist, see on küsimus, mida huvitaval kombel ikka aeg-ajalt küsitakse, et kas laps võtta matustele. Ühelt poolt kehtib ju see arusaamine, et perel on omad tavad ja nii ongi. Inimesed on eri religiooniga, eri kultuurilise taustaga ja väga selliste perekondlike tavadega. Aga lapse kogemuse jaoks on tähtis, et tema osaleks nendel samadel tseremooniatel, kus täiskasvanu. Sest siis tal on võimalik olla samas infoväljas, jagada vajadusel samu emotsioone ja muidu on tema jaoks väga palju segadust. Kui vähegi võimalik, siis lapsed võiksid osaleda matustel, kuid kui perekond kahtleb, ma olen näinud, kuidas vanavanemad kahtlevad. Noored vanemad ütlevad, et ma tahan võtta oma last kaasa matustele, vanavanemad ütlevad, et ära võta. Ja siis me oleme arutanud seda, et kes on see, kes lapsega vajadusel läheb siis sealt tseremooniast eemale, kui te oletate, et lapse jaoks on see raske. Samal ajal lapsed on väga pragmaatilised, andke neile ülesanne. Väike seljakotike kaasa, kui sa näed, et keegi nutab, võta kotis salvrätiku pakk, mine anna sellele, kes nutab. Sul on ülesanne, sul on veepudel kaasas, keegi võib-olla vajab vett. Ja mida vanemad peegeldavad, ongi see, et selle tseremoonia raskusega tuleb kehvemini toime täiskasvanu, aga laps, kellel on selged ülesanded, tema tuleb päris hästi toime. Ta täidabki neid ülesandeid, võib-olla mingi hetk pühib ka pisarat, aga ta tuleb oluliselt paremini toime ja ta saab sama energia, sama kogemuse, mille said täiskasvanud. Et selle äravõtmine, me ei saa seda kunagi nagu asendada, eriti kui teismeikka jõuavad, siis nad võivad ütelda, et miks sa ei võtnud mind matustele ja siis seda me ei saa kunagi parandada, me ei saa muuta seda. Et soovitus on, et laps saaks olla matustel, aga ta peaks olema täpselt nii turvaline, et perekond oma hirmud saaks maandatud, et nad ei peaks kartma. Soovitus, et oleks matustel laps kaasas ja turvaliselt, väga nõus. Nüüd tuleb minu küsimus. Kui minu ema suri, siis oli Jadelis 2-aastane ja meie otsustasime tookord, et me ei võta ta kaasa. Kas ma nüüd peaks ennast väga halvasti tundma? Sest et ühest küljest, kui ma siin kuulan, ma mõtlen, et jah, ma oleks võinud ju olla tollel ajal, aga aasta oli 2008, ma olin ise palju noorem ja nii kogenematu ja nii edasi. Ja ma olin ise väga suures leinas tegelikult.
ja tookord siis minu ämm ja ei võtsid Jadelisi endaga, et me saaks rahulikult matustega tegeleda ja seal toimetada. Ja mulle lihtsalt tundus, et 2 on natuke liiga väike. Enda kaitseks tahtsin öelda. Ma hästi tänan selle küsimuse eest, et ma ei väsi kordamas seda, et iga inimene on oma elu ekspert. Ja ei ole ühtegi tarka, kes ütleb teisele, mis on õige või vale. Ja kui mina mingit soovitust annan, siis kui sellist täpsustust ei tuleks, siis võikski jääda kõlama, et nii on õige, nüüd ma käitusin õigesti, nüüd ma käitusin valesti. Tegelikult 2-aastane laps on tõesti väga väike ja kui ma olen sügavas leinas, siis ma säästan ennast ja last, kui ma tean, et laps on turvalises paigas ja ma ei tea, kus on see vanuseline õige koht. Võib-olla on see 4-aastane, kes juba tõlgendab maailma ikkagi väga paljude küsimustega, kus selline, sest me teame seda, et kui me vaatame lapse arengut, siis see imikuperiood on selge, et kuni 1-aastaseks saamiseni on tegemist imikuga ja me peame säilitama talle sellise füüsilise heaolu ja täiesti ebamõistlik oleks teda matustele võtta, kui vähegi on ta turvaliselt kuskile pandav. Aga sealt edasi, see 2-4, kindlasti kuni 3 on ju see arenguetapp, kus laps on hästi enesekeskne, kus ta ei vaja teisi inimesi, kus ta ei vaja seda sotsiaalset peegeldust, sest ta ei tule sellega veel toime. Tal on enda maailm ja seetõttu 3-4 võiks ollagi see kõige varem piir, kus ta tahaks osaleda selles protsessis, kus on tema täiskasvanud. Nii et see tundub väga mõistlik otsus, see 2-aastane jätta koju, lubada endal leinata ja teada, et tema on turvalises paigas. Et selline küsimus näitabki ära, et ei ole nagu üldistatavat asja, et kuskil loen, spetsialist ütleb midagi, mina lugesin selle välja, aga spetsialistil oli veel 5 mõtet, mida ta ei saanud sinna kirja panna ja kui nüüd küsida ei saa, siis tekibki küsimus, et kas ma käitusin valesti, üldse mitte. Ja alati on see, et ma teen endast parima, mis mulle tundub kõige õigem. Ja siit edasi viib mind mõte sinna, et kui ma olin ise 10-aastane, siis oli minu vanaema matused. Mind võeti kaasa, ma olen väga tänulik ja tõesti ma mäletan seda päeva ja kõik. Et räägime äkki natuke matustest, sest et too aeg oli siis kodust, tema koduovist oli ära saatmine, siis, aga oli hästi külm jaanuarikuu päev. Tõesti, tollel ajal oli -20 kraadi külma väljas, täpselt siuke talv oli. Ja mina mäletan, mul on selline mälupilt, et oli hästi kurb seal koduhoovis ja siis me läksime selle, kuidas need on, need autod sõidavad kolonnis, läksime surnuaeda. Surnuaes veel külmem on, kõik ju seisavad ja külmetavad ja nagu ikka. Ja siis ma mäletan, et kõik täiskasvanud seisavad seal ja matavad ja pead norbus ja ongi kurb. Ja meie siis, mina ja mu onupojad ja me olime kõik 10-12, mingid siukses vanuses, siis mul ema veel suures, et minge eemale, minge sinna teisele poole surnuaeda, et mängige seal kulli või midagi, et ära ei külmuks. Ja siis päriselt ma mäletan, et me seal teisel pool vahepeal jooksime ringi, et siis meil oli lihtsalt nii jube külm. Ja siis ise mõtlesime, et issand, et äkki me ei tohikski lõbutseda siin, et natuke süümepin ka. Et oskad sa seda kommenteerida, et matustel laste käitumine on ju erinev. Üldiselt lapsed hästi peegeldavad täiskasvanuid ja kui täiskasvanud on tardunud ja kurvad, siis lapsed on ka sellised üpris tardunud. Aga see kirjeldus, et on väga külm ja ema pani tähele, et on vaja lastele teha sooja, see on hästi mõistlik tähelepanek, et lapsed jäävad ikkagi lasteks ja mäng on nende üks toimetuleku viis. Ja kui see annab sooja, siis on lubatud sul samal aegselt ka mängida, see ei tähenda, et sa ei oleks leinaprotsessis, et sa tead, et siin käib matus. Loomulikult on need piirid, et sa ei karju ja sa ei luba endale sellist piiriületust. Aga mäng kuulubki lapse leinamise juurde. Ja kui nüüd täiskasvanu tuleb tagasi, siis tema oma elutempot leinas võtab aeglasemaks ja vaiksemaks, kurvemaks. Aga lapse puhul, laps on siin ja praegu. Laps läheb koju ja ta võib täiesti erksalt mängida. Ja siis päeva lõpus alles küsib, et aga kas ei tulegi see lähedane mulle pai tegema. Ja nüüd ta on kurb sellepärast, et nüüd ta näeb seda kaotust. Ja seda nimetatakse leinas duaalsuseks, ehk siis korraga ongi nagu 2 poolt. Et korraga on nii tulevikus kui minevikus ja seetõttu ei ole nagu õige või vale, et siin ta on praegu rõõmus, et nüüd ta ei leina. See ei ole üldse sellega seotud, kas ta leinab või ei leina. Et
see on hästi mõistlik lubada lapsel olla laps. Seetõttu näiteks alati soovitatakse koolis, kui on koolis lein, lisada lause, et tavapärane õppetöö jätkub, planeeritud õpilasüritused toimuvad. Ehk siis me leiname, aga see lein ei muuda meid halvatuks, sest arengust tulenevalt meil peab olema ka see teine pool. Ja sel hetkel, kui ma olen seal rõõmsas pooles, ma saan ennast välja lülitada ja siis ma saan jälle sellesse leina minna. Ja lastel see õnnestub paremini ja seetõttu just laste puhul seda hästi toetatakse. Nii et väga tänuväärne meenutada, kuidas ema oskas lapsi tähele panna ja lubada neil olla laps. Ja kui matustest veel rääkida, siis kas see, kui palju nad peaks nagu olema kaasatud, sest näiteks nüüd seesama lemmiklooma surma näide, mis meil oli, siis mina, loomulikult Jade oli juba nii suur, siis ma ütlesin, et kuidas sa soovid, et me seda rituaali läbi viime. See oli nagu tema lemmikloom. Ja, ta sai selle, kui ta sai 6-aastaseks kingituseks. Terve elu tema olnud. Et hästi-hästi oluline. Aga loomulikult ka tegelikult ta vennale, väikevennale, kes juba sündis saadiku kass oli meie kalda, mõlemal oli raske. Ja siis Jade intuitiivselt lahendas selle niimoodi, ta kirjutas ise kassile kirja. Mitu lehekülge pikk oli see. Ja siis ma mõtlesin, et nii tore mõte ja palusin, et väike vend, äkki sa soovid ka kirjutada, võid joonistada, võid kirjutada, et siis nagu teeme selle matmise koos. Ja siis me tegime selle protsessi läbi, et tal tuli tegelikult endal suurepärane idee, kuidas ennast maandada. Ja siis me leppisime veel kokku, et kes tahab, loeb selle ette seal nii-öelda selle rituaali käigus. Mitte mina, vaid meie siis Rihoga kirjutasime ka omalt poolt veel, et mis meie mäletame kassist ja niimoodi. Ja siis, et kas mu küsimus tegelikult läheb siis sinna, et tegelikult ju võib kaasata ju neid noori, et oma ideedega, et kuidas sina näed, et kuidas seda protsessi läbi viia? Terve perekond peaks olema kaasatud, nii nagu sa praegu kirjeldad, sest see puudutab vähemal või suuremal määral kõiki perest. Ja kui igaüks saab öelda, et minu jaoks näib see oluline ja tal lubatakse seda, siis see ongi tema leinaprotsess. Kirjutamist on nüüd lausa uuritud. Et kui inimene suudab traumajärgselt ja selles leinaperioodis kirjutada, siis kirjutamine on üks väga teraapiline protsess. Inimene koos kirjutamisega tegelikult elab välja oma emotsioone. Kirjutatakse viisil, nagu sina ütled, et me andsime võimaluse, kui tahad lugeda ette, aga sama palju peab olema võimalus, et seda mitte keegi teine kunagi ei loe. Et see on selline täiesti suletud ümbrik. Kirjad läksid koos kassiga meil matmiseks. Ja tehakse kahte moodi, et mina pean ise teadma, et keegi ei ütle mulle, et sa pead panema sinna kaasa. Et mul ei tekiks seda taju, et ma panin nüüd tükki ennast kaasa, sest mul kästi panna. Aga mul on võimalus, kui ma tahan, panen sinna, kui tahan, teeme lõkke ja põletame kõik need kirjad ära. Ja võime veel midagi kirjutada, sest mõnikord on niimoodi, et korraga selle surma järel tunneb inimene raevu ja armastust. Et tal on nagu nii suur puudustunne ja nii suur vihatunne näiteks. Ja nüüd, kui ta kirjutab, siis ta võibki kirjutada kogu oma viha. Ja ta ei kirjuta seda armastust, mis tal on ka, aga ta ei taha, et seda viha keegi loeb. Ja tal lubatakse see viha ära põletada. Ja alles jääb see armastus. Et tähtis on see, et kaasatakse nii, et võimaldatakse kõike, mis otseselt ei kahjusta. Et kui see peaks olema mingi kahjustav plaan, siis seda tuleb pidurdada. Aga enamasti leinas inimene valibki selle, mis aitab tal maandada, mis aitab tal seda lugu lõpetada. Ja ütleme, paar nädalat on need mõtted hästi aktiivsed, kas selle kirja juures või selle tseremoonia juures. Ja paari nädala juures peab tähele panema, et tekib tähelepanu keskendumise ja mäluhäireid, kus ma detaile ei mäleta, ei keskendu, ei pane tähele. Et see kõik on hästi normaalne, sest tähelepanu fookus on ju kaotusel. Aga kuidas seal matustel ikkagi siis peaks ka niimoodi käituma, et võib-olla meid näiteks kuulavadki noored, kes siis mõtlevad, et okei, aga mis ma siis teen? Sa nimetasid seda, et täiskasvanud ongi tardunud ja õnnetud ja minu arust see oli väga tore, kuidas sa ütlesid, et täiskasvanud ei tulegi võib-olla alati nii hästi toime kui lapsed. Aga et kui on nüüd sellised mitte nii väga väiksed lapsed enam, aga siuksed ütleme, ma ei tea, 13 pluss on ja et kuidas, võib-olla ta pole kunagi käinudki ja nüüd peab matustele minema, et
ma arvan, et on hästi aus, kui matuse kogemus täiskasvanute poolt enne kirjeldatakse ära. Et kui ikkagi klass praegu läheb matustele, siis klassijuhataja enne võtab oma klassi kokku ja räägib, mida meie kultuuris matus tähendab. See tähendab tumedamaid riideid, sest meie jaoks see peegeldab sellist nagu seiskumist, see tähendab vaiksemat olemist, aga see tähendab ka seda, et me mõtleme, et kuidas ise paremini edasi elada, kuidas ise mälestada, et seda mälestust kaasas kanda, sest ükski inimene ei ole surnud seni, kuni teda mäletatakse. Jah, füüsiline keha on surnud, aga ta meie sees elab edasi ja kuidas me teda mäletame. Ja on veel üks oluline asi, et kui nüüd noored lähevad näiteks klassiga matustele, et aidata aru saada, et kelle eest mina hoolitsen. Inimene tuleb alati valuga paremini toime, kui ta peab kellegi eest vastutama. Ja siis on need paarid. Mina hoolitsen selle inimese eest, näiteks pinginaabrid omavahel või teised klassikaaslased omavahel, et mina hoolitsen, et tema saaks kenasti sealt tuldud, pärast võib-olla teeme ühise tee joomise. Tema hoolitseb minu eest, mina tema eest. Kui ma näen, et temal on ninamärg, siis mul on salvrätikuid ja vastupidi. Et kui on ülesanne kellegi eest hoolitseda, siis tuleb inimene hulga paremini toima, sest väga suur kaotus väga kiiresti paneb tajuma, kui üksi ma olen maailmas. Ja ma tahan tajuda, et tegelikult on teisi veel. Et seda üksindustunnet, kuna see on üks selline valuallikas, et seda üksindustunnet saaks kohe maandada sellega, et ma füüsiliselt ei ole üksi. Et mu taju on, et ma olen üksi, aga keegi on minu jaoks. Et siis seda näiteks. See on väga hea nõuanne minu meelest. Kasutada. Mis võib veel toetada, ja tänasel päeval on see juba väga tavaline, et inimesed käivadki oma veepudeliga, me näeme hästi palju seda veepudeliga liikumist, aga tegelikult traumaatilise stressi korral ja sellise tugeva emotsionaalse ülepinge korral ongi nii, et tekib tugev suukuivus hästi kiiresti ja inimene vajabki rohkem vett ja ainuüksi vee joomine rahustab. Ehk siis, et oma ärevust alla võtta, ole kellegiga koos, võimalusel hoia käest kinni, oma seda salvrätikut, et sa ei pea tagasi hoidma pisaraid ja oma veepudelit. Et nii kui sa tunned, et on kohutav janu, joo ja sa paned tähele, kuidas on jälle rahulikum olla. Ehk siis vesi rahustab. Ja teine asi, mille sina mul õpetasid kunagi, mul tuli salvrätikuga praegu meelde, et alati kui ma olen närvi, mul läheb peopesad hästi higiseks ja siis sa soovitasid mulle, et võta lihtsalt salvrätik kätte ja mudi seda. Lase sõrmedel käia. Ja ma olen seda nii palju kasutanud ja see tõesti aitab mul maandada. Ja siit tuli mul hoopis teine küsimus, sa mainisid, et kui on silmmärg, aga mis juhtub, kui ma ei nutamatustel, kas ma peaks ennast halvasti tundma? Sageli see inimene võib tunda ennast halvasti, aga oluline on, et talle öeldakse, nii võibki juhtuda. Kui me oleme äärmuslikus olukorras, siis läheb tööle sirgjoone kaks otsa. Üks nutab, aga teine võib naerda, sellised ootamatud naerupahvakud ja see ei tähenda, et ta ei leina. Lihtsalt reaktsioonid on erinevad. Ja ühel on pisarad ja teisel ei ole pisaraid. Kui me paneme sirgjoone kokku, siis mõlemad on tegelikult raskes olukorras. Ja on täiesti võimalik, et ma olengi jäätunud seiskunud olukorras ja see on natuke raskemas seisus, kes ei suuda nutta. Nii kaua, kui me suudame nutta, nii kaua me saame seda emotsiooni endast kergemini välja. Kui me ei suuda nutta, siis me tegelikult vajame lisaaega, et selle nutuni jõuda. Varem või hiljem me natuke omale lubame seda kurbust ka läbi pisarate. Aga kui ta esialgu on külmunud seisus, siis vihjab sellele, et minu jaoks on see olukord ikkagi väga raske. Kas seedida, mõista, mis iganes, see muutus on väga raske. Aga me ei tohi anda ju hinnanguid ometi, et matustel keegi tuleb ja ütleb, et kuule, miks sina nüüd ei nuta? Ja see on kõige hullem asi, mis olla saab, et heita teisele ette seda, mis erineb sinu käitumisest. Aga vaata, inimesed ju on erinevad ja uskumused ja asjad on erinevad. See on tõeliselt oluline, luba inimesel olla, aktsepteeri teda ja aktsepteeri seda, et tema lein on selline, tema elab tavalist elu edasi, teine vastupidi vajab mingi periood omaette olemist, ta ei taha käia kuskil seltskonnas, aktsepteeri seda, lase tal olla.
leina sellist normaalset kestust nähakse 6 kuu pikkusena ja krooniline lein, mis siis ütleb, et võib tekkida depressioon pärast surma, kellegi lähedase surma, kroonilist leina ei diagnoosita kunagi enne kui 6 kuu möödudes. Ehk siis 6 kuu jooksul on võimalik igasugune emotsionaalne kõikumine, aga siis, kui mul enne ei olnud depressiooni ja nüüd mul tekib see, uuringud ütlevad, üks selline suurem uuring, neurouuring oli 2001 ja seal tuli välja, et sellist kaotusleinast tulenevat depressiooni võib kogeda umbes 9%, ehk siis tal varem seda ei olnud, aga võib-olla ta ei saanud piisavat tuge, ta ei saanud piisavalt välja rääkida ja 6 kuu pärast siis tuleb tal diagnoosida ära krooniline lein ja depressiooni siis sümptomaatikaga, kliinilise sümptomaatikaga. Aga on, ja siis see on krooniline lein, aga krooniline depressioon ütleb, et tal oli juba enne olemas see depressioon ja nüüd leinaga see ainult võimendus, läks suuremaks ja siis on olemas ka veel leevenenud depressioon, mis ütleb seda, et enne oli depressioon, aga leinaga koos hakkas see taanduma. Ma sain piisavalt rääkida, ma sain mõtestada, neid on koguni 10%, kelle puhul siis tuuakse välja ja enamus inimesi kogevad vastupidavust, kogevad seda, et nad tulevad toime ja nende seisund ei muutu, nad on ise valmis teisi aitama ja neid on kindlalt seal üle 60%, et nähakse seda nagu vastupidavat gruppi, kes depressiooniga kuidagi ei ole seotud pärast leina. Ehk siis me käitumegi leinas erinevalt, põhjused on erinevad, millises seisus ma varem olin ja kui palju mul lastakse rääkida, kui palju mul lastakse olla just mulle sobivas leinas. Ja see 6 kuud on väga oluline aeg, et ja kui pärast seda on näha mingid märke, siis ikkagi tuleb ju pöörduda kellegi poole, et ära jää selles üksi. Ütleme, et trauma sekkumist tehakse ikkagi juba varem, et kui see akuutne kriis on 30 päeva, siis tänasel päeval on selliseid psühhoteraapiaid, mis saavad juba varem sekkuda. Aga kui see 6 kuud on aeg, kus ma nagu luban endal olla ja siis see seis on ikkagi kehva, siis enamasti inimene jõuab ka arsti juurde, nii et tal see krooniline seisund diagnoositakse ja siis ilma psühhoteraapiata tõesti ei saa aidata, sest ravimid tegelevad tagajärjega, aga põhjus on vaja lahti mõtestada, et siis psühhoterapeut saab väga abiks olla. Väga hea. See on väga tore, et on niisugune nagu leevenenud depressioon, ma polnud seda kuulnudki, aga julgustav isegi ma ütleks. Ja see Bonanno on see autor, kelle ta nimetatakse empiiriliseks leinamudeliks, kus ta siis jagab selle 4. Ja on hea teada, et see nii võib olla, sest muidu mõni mõtleb, mul on endal kliente, kes väga lähedase inimese surma järel on leinas olnud nähtavalt 3 kuud, no umbes 3 kuud. Ja seejärel hakkab seisund paranema. Ütleb, et mul on juba tekkinud uued tuttavad ja kuidagi nagu maailm on läinud tagasi värviliseks, aga kas mul on nüüd midagi viga? Sest ma nagu päriselt tegelikult tundsin kaotust. Ja nüüd ma nagu tunnen, et tegelikult ma tahaks elada. Ja inimene võib olla natuke masohistlik, et mina pean nüüd olema ka nagu pool surnud. Et tegelikult lein oma aktiivsuse ikkagi minetab ja me peamegi edasi elama ja me võimegi kogeda, et meil on kergem. See on väga julgustav. Aga ma tahaks veel tulla matuste juurde tagasi, sest et need on meie kuulajate küsimused. Nimelt matustel käitumise juures tänapäeval me ei saa üle ega ümber sotsiaalmeedia ja pildistamine. Palun räägime sellest. Ma ei tea isegi küsimust, aga mina olen näinud seda, et igasugused jäädvustamise asjad tuleb ette kokku leppida ja enamus inimesi neid arvestab. Kui keegi ei arvesta, on kurb ja me ei saa selle vastu. Aga luuakse ju igasuguseid reegleid, ma ei tea, alaealine ei tohi alkoholi tarvitada,
ja ikkagi mõni tarvitab ja siis ta saab oma kaost kogeda, aga reegel ikkagi püsib, sest see annab teada, et mõistlik see ei ole. Ja nüüd selle ekraani kasutusega sotsiaalmeediaga on küll see, et kui lähedased leinajad ütlevad, et me palume mitte jagada, kui te teete endale jäädvustusi, siis mina olen kogenud, et ka ei jagata. Ma olen näinud perekondasid, kus on palve, et palun ärge tehke ühtegi fotot. Ja on keegi, kes teeb need üksikud fotod, kellega on kokku lepitud ja kelle fotosid siis jagatakse matustel olnutega. Ehk siis, kui see on ette öeldud, siis üldiselt leinajad arvestavad. Selles matusel olijad arvestavad. Kui ei ole ette öeldud, siis tulebki sellega leppida, et sealt võib tulla kõike. Ma olen näinud olukorda, kus ühe noore inimese matustest tehtigi siis mingisuguseid ka videosid ja seda tegi üks lapsevanem. Ja teised siis olid sellest ääretult haavunud, sest ainult üks tegi, aga selgus, et sellel ühel vanemal oli ka siis mingi oma selline podcasti moodi asi ja tema enda meelest siis haris ja tema enda meelest tegi nagu rahvale teavitustööd. Nõusolekut ei küsinud enam. Aga ta ei küsinud nõusolekut, ta pidas seda nagu normiks, et aga mul ongi ja kõik teadsid, kui ma sinna tulen, et mina teen igalt poolt. Aga kõik ei pruukinud teada. See ei ole küll okei. Ja see on nüüd selline koht, kus tagant järgi kedagi piirata on alati ääretult raske. Sest temal on mingi oma tõde, miks ta niimoodi tegi. Tal on mingi oma põhjus. Ja kas või see, et ma tahan näidata, et ma olin seal. Ainult üks põhjus, ma olin seal ja siis ta nagu jagab. Aga kui talle öelda ette, siis nad täidavad päris hästi. Ehk siis tänasel päeval me ei tohi unustada teatud asju ette öelda. Ma just mõtlengi, et me peaks tõenäoliselt juba matuse teavituse käigus juba mõtlema sellele. Just. See peaks olema üpris alguses öeldud ja siis ei ole väga palju probleeme. Ma lihtsalt erinevate juhtumite puhul olen seda näinud. No tuli praegu, ma ei tea, miks lihtsalt kuulates tuli meelde, kui me matus eelmine aasta minu mehe sõber suri ootamatult südamehe seiskumise tagajärjel. Nagu noored mehed kahjuks kipuvad minema. Selles mõttes ta oli alla 50 minust või 50 lähedal. Aga ma mäletan, see matus, muidugi jälle on kurb ja kõik on, aga mul lihtsalt tuli mul jäi hästi soe mälestus sellest matusest sellepärast, et pärast seda, kui me läksime siis peielauda või olime seal, siis kõik meenutasid seda elavat ja paljudel olid slideshow'd ja pildid valmis ja siis te tegelikult koos nuteti, koos naerdi, siuke hästi mulle tundus see hästi eluterve tegelikult, et mul tuli piltide kõigega meelde, et me ei jaganud seda kuskil, et näed, me oleme nüüd matustel või peielaus, aga me tegelikult kõik vaatasime neid mingeid vanu sotsiaalmeedia pilte, siuke tore oli meenutada. Kusjuures minule on leinavad pereliikmed öelnud, et see on eriliselt toetav, kui jagatakse pildimaterjali, millest neil polnud aimugi. Ja nad ongi öelnud, et nad on peielauas näinud imelisi pilte, kuna on kõigil öeldud, et te võite võtta kaasa oma mälukandja. Aga see on ka selline väga ilus mälestuskink lähedastele, et pannaksegi kokku see pildimaterjal, mis meil on, kuna meil oli selline hea sõpruskond, siis, ja see jääb kõigile selles sõpruskonnas ja perekonnale. Et on võimalus, et perekond ei suuda kohe pilte vaadata ja seetõttu ka selline peielaua pildi vaatamine tuleb jälle perega kokku leppida. Kui pere ütleb, et meile näib see hea, siis see tegelikult on hästi maandav. Aga on perekonnad, kes ei suuda vaadata. Et siis selle perekonnaga arutelus sünnib see parim variant. Aga see selline piltide ja tegelikult ka juba leinalehed veebis, need on täiesti olemas, et kui see perekond vähegi toetab, siis täpselt niimoodi saabki toimetada. Aga mis siis peale matuseid juhtub? Sest meil on konkreetne küsimus ka tulnud, kus on küsimus, et kuidas pärast matuseid lapsega teemat jätkata. Kas peaks küsima, joonistamine, mälestuskarp, siuksed variandid on siia välja kõik? No siin sõltub, millega on tegemist, aga mälestuskarp on tõesti üks selge metoodika lastele, kui talle oluline kaaslane suri
ja ta tunneb hästi suurt puudust, siis näiteks igal sünnipäeval, selle kaaslase sünnipäeval või jõuluajal ta teeb talle kaarti ja paneb sinna karpi. Ja kui ta ükskord saab täiskasvanuks, siis ta saab need üle vaadata ja otsustada, mis ta nendega teeb. Kas panebki lõkkesse või mis ta nendega teeb. Aga see võimaldab tal suhelda, et ta võimaldab nagu maandada sellel hetkel, kui puudustunne on väga suur. Et laste puhul seda mälestuskarpi kasutatakse rohkem kui täiskasvanute puhul. Aga peale matuseid tulebki vaadata, et mis hetk on see, kus ta tahab rääkida ja kus me olemegi näiteks loonud endale kolmapäeva õhtuti sellise aja, kus me korraks panemegi küünla, teeme seda mingi aja jooksul ja siis enam nii aktiivselt ei tee. Me võime kaasa võtta matmispaika, tänasel päeval võib see olla hoopis mere äärde, kuhu puistati ja näiteks tuhk, et me aeg-ajalt käimegi seal, et nendes tavades saaks osaleda nii kaua, kuni see vajadus tasakesi taandub ja jääb siis mingisuguste tähtpäevade tähistamiseks ja ma olen näinud, kuidas noorte jaoks on hästi oluline, sest on absoluutselt ebaõiglane, kui üks teismeline peab surema, et see ei kuulu loogika juurde. Ja et siis sellega kuidagi leppida, et ta on meiega ikkagi, ta ei sure, ta on meie mälestustes, siis kasutatakse seda, et tema sünnipäeval ja või mingil tähtpäeval saadakse kokku. Ja saadakse kokku ja ma ei tea, lennutatakse õhupalle, süüakse oma võileibu, et siis jäävad mingisugused tavad selle lahkunuga seoses. Ja inimesed, kes olid temaga hästi lähedased, saavad kokku, isegi kui ei saa tulla, sest on maailma teises otsas, siis osalevad video kaudu, aga on selles protsessis, et see kord aastas, et teda nagu päriselt mäletatakse. Ja see on jääjatele väga tähtis. Üks on see, et see, kes lahkub, tema jaoks on see mälestus, aga teine on jääjad, et ma tean, et kui midagi on, siis ka mina ei kao lihtsalt maamunalt, vaid mind mäletatakse. Et see on nagu hästi oluline. Väga ilus. Mina olen juba täna nii palju tugesid saanud, ma usun, et meie kuulajad ka kindlasti on saanud. Ma pean nüüd otsa kokku tõmbama, sest aeg pressib takka, et kui sa lõpetuseks tahad kuulajatele öelda, et ma ei tea, kui oleks mingi üks sõnum või mingi asi, mida nad saaks, ma ei tea, kirja taskusse endal panna, mida kõige raskemal päeval meenutada, et võid sa öelda, mis see võiks olla, et kui on see raske päev, siis neid raskeid päevi ikka meil tuleb. Ma võib-olla taskupaneku kirja koha pealt ütlen, et pane sinna see sõnum, mis sind alati hoiab. Ja mina ei saa seda öelda, ma võin väga eksida. Küll aga ma saan öelda seda, et trauma ei ole kunagi see, mis juhtus, vaid see, mis sa sellega tegid, mis juhtus. Ja kui sa selle nagu mõtestad ära ja hoiad seda mälestust, siis tegelikult sa väga tugevat traumat pikalt ei koge. Aitäh, Tiina! Aitäh, Mari-Liis!